Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse veevalajad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 24–30 august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Teil on siin väga palju mõõkade kaarte. Hakkab kohe mõõkade ässaga. Mõõkade ässa lühisõnum on see, et räägi oma tõde. Mõõkade äss räägib suurest vastutusest, intelligentsusest, aga kuna tema kõrval on kohe mõõkade 10, mis on täielik läbipõlemine, mis on põhja jõudmine, siis mulle tundub, et teie õlule on pandud väga suur koorem. Nagu selles mõttes, et miski vajutab teid nüüd vastu maad praegu teie elus. Ju siis tulebki oma tõde rääkida, et sellest läbipõlemisest kuidagiviisi välja tulla. See mõõkade 10 ongi läbipõlemine, on põhja jõudmine, on tõesti see, et ma enam ei jaksa, et nüüd on nagu see viimane piisk. Kui on viimane piisk karikasse langenud, siis ongi aeg rääkida välja kõik, mis on hingel. Kui on kellele rääkida ja kui on sellest mingi kasu. Edasi on veel üks mõõkade kaart, see on mõõkade 7. Tema on kavala müügimehe kaart minu jaoks, ta on varaste kaart. Ta on pettuse kaart, ta on selline kaart, kus keegi üritab teid kuidagiviisi nahka üle kõrvade tõmmata, teid petta, rohkem raha küsida, kui kaup väärt on. Midagi sellist, et kõik, mida teile pakutakse, kas või selle lahenduse leidmiseks, vaadake hoolega. Kaaluge hoolega, sest et kunagi ei tea, kus kohas võib olla see konks. Pakutakse ühte, tegelikult tuleb välja, et sellel asjal on kas varjatud vead või varjatud kohustused. Et siit ettevaatust, lihtsalt ettevaatust. Kõiges, mida otsustate või mida pakutakse, kaaluge 2 korda. Ei ütle seda, et ei tohiks vastu võtta. Ikka võib, aga ennem peab veenduma, et asi seda väärt on. Siis tuleb tähekaart. No tähekaart on tervenemine, et kuigi te ise tunnete ennast lõksus olevana, siis tähekaart lubab seda, et tervenemine toimub. Toimub edasiminek, toimub tervenemine. Tähekaart on ka selline, et kui meie nagu täistaevasse vaatame ja täht langeb, siis me soovime midagi. Nii võib ka selle tähekaardiga soovida seda sama, et sellest olukorrast välja tulla nii, et tervis alles jääks. Seda, et te lõksus olete, seda räägib mulle siin järgmine mõõkade kaart, see on mõõkade 8. Kass on siin mõõkade keskel. Teil on silmad kinni, te ei näe lahendust. Ja ma saan sellest täiesti aru, sest kui te olete nii põhja vajunud, nii depressioonis, siis selles mustas meeleolus ei suudagi lahendust näha. Aga tegelikult, kui seda kassikaarti ka vaadata, siis tal mõõkasid selja taga ei ole. See tähendab seda, et teil tegelikult on tee olemas, see väljapääs on olemas, te lihtsalt ei näe seda. Aga hea uudis on see, et edasi tuleb siit sauade 8 ja sauade 8 on taro kaardipaki kõige kiirem kaart. Et sellest olukorrast väljapääs on väga kiire. See on lausa väljahüpe, see ei ole lihtsalt välja liikumine. See on väljahüpe ja tema kõrval on müntide kuningas. No müntide kuningas on rahaasjades väga osav, et kui teil nüüd praegu on see tunne, et kui ma nüüd sellest koormast vabanen, ma ei tea, muudan töökohta, mis mind niimoodi on ära tapnud, et ma ei jaksa enam jalga jala ette tõsta. Et kust siis raha hakkab tulema? Siis müntide kuningas ütleb seda, et pole vaja muretseda finantside pärast, et see tuleb. Tuleb siis kusagilt mujalt, tuleb mingit teist teed mööda. Te ei jää mitte millestki ilma, kui te loobute sellest, mis teid praegu põhja venitab. Et ja asjad hakkavad kiirelt liikuma, nagu see sauade 8 siin räägib. Et ei jää nagu ilma millestki. Müntide kuningas, tema eelarve on paigas, ta ei ole rahatu, ta ei ole vaene, aga ta ei ole ka laristaja.
Et hoidke oma rahaasjadel silm peal, ärge tehke emotsioonioste. Ja tegelikult on niimoodi, et kui me enda taga paneme kinni selle ukse, mis meid ei teeni ja nüüd kohe ongi selleks õige aeg, sest kohe me olemegi jõudnud sellel nädalal täiskuusse. See tähendab, et praegu on õige aeg kõigest sellest loobuda, lihtsalt uks kinni panna asjadel, mis meid ei teeni enam. Et sellised piinarikkad olukorrad on tark ära lõpetada. Ja küll siis saab edasi ka. Kui vana uks on sulgunud, alles siis saavad uued uksed avaneda. Et selline on see elu paradoks. Ei saa minna uuest uksest sisse enne, kui pole vana kinni pandud. Siuke nädal tuli teile, armsad veevalajad. No suhteliselt keeruline, ma ütleksin. Emotsionaalselt raske nädal. Aga lahendus on olemas. Et positiivsus toobki siia see kiire kaart, et asjad hakkavad kiirelt liikuma välja sellest olukorrast, mis teid praegu piinab. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.